Tere tulemast kuulama Tehnopoli järjekordset rohepodcasti. Mina olen Ragnar Saksing, Tehnopoli rohetehnoloogia valdkonna juht. Ja minul on külas täna Andres Nöps ja Tiit Liivik. Ja nad mõlevad ehitavad Eesti esimest päikeseautot. Ja täna me räägime, kuidas ja miks üldse autosid ehitatakse, kuidas Andres ja Tiit selle SolarRide'i juurde on jõudnud ja mis see SolarRide üldse endast kujutab. Tere tulemast saatesse, Andres! Tere! Tere tulemast, Tiit! Tere! Andres, alustame sinust. Sa oled SolarRide'i elektroonikatiimi juht. Räägi paari sõnaga, mis see SolarRide üldse on ja enda taustast natuke. Tere ka minu poolt. SolarRide on selline tudengiprojekt ja ühine eesmärk on meil siis õppida, areneda ja selle käigus ka ehitada päikeseauto valmis. Ja sina oled elektroonikatiimi juht, et kuidas sa selle koha peale üldse jõudsid? See oli eelmise aasta kevad või suve algus, kui meil juba oli selline paarikümnene punt koos ja mõtlesimegi, et nüüd on aeg hakata siis midagi ehitama või planeerima. Ja olime siis Tartus Deltas kõik koos ja siis hakkas jutt pihta, et kes on midagi teinud, midagi sarnast. Ja siis kuidagi ma lobisesin välja, et ma juba ühe päikeseauto olen teinud ja aasta varem ka veel tegin Cleveron Challenge'i elektriratta, mis siis oli kõige kiirem ja ma arvan, et siiamaani võib-olla on üks kiiremaid rattaid, et siis kuidagi öeldi, et kui sa oled midagi teinud, siis äkki hakkad niimoodi pihta ka asjaga. No ja siis Tiit kohe tõmbas sind tiimi ära. Tiit Liivik on SolarRide'i CTO ehk tehnoloogia valdkonna juht. Tere, Tiit! Tere! Kuidas sina SolarRide'i lahti mõtestad ja mis sinu taust on? Kuidas sa selle päikeseauto ehitamise juurde jõudsid? No päikeseauto juurde ehitamise juurde jõudsin niimoodi, et kaks tubli tudengit Tartu Ülikoolist, keda ühte ma tundsin ka varasemast ajast, Kertu Toompea ja siis meie mõlema ühine tuttav Tõnu Saamuel nii-öelda püüdsid mind võrku kinni, siis kui Tartus oli Delta keskuse avamine ja siis nagu nii-öelda andsid valiku, et kuule, et kas sa tuled meiega nüüd autot ehitama või siis sa tuled meiega nüüd autot ehitama. Ja siis ma pidin nagu ühe nendest valima. Ja siis nii ma siin olen. Et mina Tiit sind tunnen, kuulajad ilmselt võib-olla kõik ei tunne, aga miks siis SolarRide'i tiim sulle sellise valikuvabaduseta pakkumise tegi? No Kertu teadis mind sellest Starshipi päevilt, et Kertuga koos me tegime ohutusteste Starshipis ja need olid sellised testid, millest keegi kuskil midagi ei kuulnud ega ei näinud ega ühtegi fotot kuskile välja ei lekkinud, aga et see koostöö oli Kertuga tegelikult väga hea siis, et ta selle projekti viis nagu väga edukalt meil läbi ja see oli nagu ja siis selle kaudu jälle vastupidi, et Kertu jälle võib-olla kuskilt otsast märkas, et äkki oleks mina just see, kes aitaks teda selle tehnoloogilise poolega välja. Ja kuulajatel ma ütlen, et Starship on siis maailma esimene mitte pakirobotite, vaid Tiit selgitab ise Starshipi need väikesed robotid, mis meil siin Mustamäe kandis ringi sõidavad ja inimestele pakke koju toovad. No selle kohta võib-olla tänasel hetkel kõige lihtsam öelda, et see on maailma esimene autonoomsete pakirobotite ettevõte, mis nagu reaalselt ka tegutseb ja osutab igapäevaselt teenuseid. Eelmine number oli 1,5 miljonit saadetist kohale viidud. Ma arvan, et tänaseks see võib-olla on juba 2, aga me veel ei ole seda ametlikult nagu seda numbrit välja öelnud. Et see maht, mida me tegelikult juba praegu teenindame, on väga suur. Ja maini ka veel korra ära, et mis sa teed seal Starshipi juures?
no alguses sai tegeletud igasuguse kontseptsiooni arendamise tehnoloogia, noh, nii-öelda ülesannetega, et mõelda üldse, et milline see peaks olema. Et kui meil on probleem on see, et meil tuleb mingil hetkel SMS, et kuule, et sul on pakk on ja mingisuguses ajavahemikus, ma ei tea, 4 tunni jooksul näiteks ja tuuakse selle kohale on ja aga see ajavahemik on näiteks keset tööpäeva, sa ei saa kodus istuda ja oodata seda pakki on ja töö juures ei pruugi ka olla seda optimaalne vastu võtta, sest sa võib-olla üldse pead kuskil väljas ringi sõitma. Et noh, siis see teenus oli nagu nii nagu ebamugav lõpptarbija vaatevinklist, et noh, selleks pidi midagi ette võtma. Logistilised väljakutsed ja sina oledki Starshipi juures ka üks asutajatest ja siis insener, asutajainsener. No vot, sellepärast sind siis sinna päikeseauto ehitamise juurde siis ära värvatigi. See on väga tore. Andres, võib-olla sa räägid hästi lihtsalt, et kui sina oled elektroonikatiimi juht, siis ma saan aru, et teil on neid tiime veel ja milliseid meeskondi üldse läheb vaja selleks, et ühe auto ehitamisega nagu pihta hakata või mis see auto ehitamine endast kujutab, sest ausalt öeldes mina küll ei kujuta ette, et ma võtaks nüüd, ma ei tea, teid on praegu juba ligi 100 inimest seotud, aga noh, alguses ilmselt oli teid vähem. Kui tuleb 10-15 poissi-tüdrukut kokku, noh, mida nad hakkavad siis tegema, kuidas seda autot ehitatakse? Jaa, väga hea küsimus, et see saigi niimoodi alguse, et juba algul me nägime, et ainult inseneridest meil ei piisa, et kuna see ikkagi eesmärk on niimoodi väga lai, mitte ainult see võistlus Austraalias, vaid ka kogu selline roheline maailmapilt, siis see meeskond ja erinevaid tiime on palju, et näiteks lisaks elektroonikatiimile, mehaanikatiimile on meil IT-meeskond, ehk siis kes arendavad meile seda teekonna planeerimise tarkvara, siis on logistikatiim, mille eesmärk on siis väga-väga keeruline, ehk siis kuidas see auto Austraaliasse kohale lennutada, et ma korraks hüppan vahel, et see võistlus, millest Andres räägib, on siis maailma meistrivõistlus, päikeseautode siis võistlus. Just. Ja see toimub üle 2 aasta Austraalias, sest arusaadavalt on seal palju päikest ja seal võistlevad erinevad riigid omavahel, eks. Ja te olete siis Eesti riigi esindus. Aga jätkame siis logistikatiim. Ja oligi selline keeruline asi logistikatiimil juba, et see auto peab mahtuma lennuki peale minevasse konteinerisse. Ehk siis juba me insenerid pidimegi disainima auto sellisena, et see auto käiks pooleks. Et tegi meil ülesande päris palju keerulisemaks. Siis on, kuna juba meeskond on päris suureks läinud, siis on personali juhtimise tiim, kus siis värvatakse tudengeid juurde, saab praktikat teha. Siis on turundustiim, ehk siis kust üldsegi leida raha ja toetajad, et kogu see meediakajastus panna paika. Juhtimise poolt on päris palju. Tiit, võib-olla sa aitad veel öelda, mis tiimid meil veel on? Kui teil on elektroonika, siis peaks olema, ma saan aru, et need liikuvate osade mehaanikatiim. Et jah, nende ülesanne ongi kogu mehaanika ja käed, ehk siis 3D mudel panna paika ja nii, et see auto ka meil kokku läheks ja vastu peaks. Tiit, aga selgita hästi lihtsalt, et sa oled ehitanud roboteid, nüüd ehitate autot, kuidas nagu alustada? Et ma ei tea, kui keegi kuulab, ütleb, ma tahaks ka hakata ehitama autot. Igasuguste asjade alustamisega on see, et esimene asi peab välja mõelda, et miks sa seda teed, on ja siis sa pead välja mõtlema, kuidas sa seda teed, on ja siis see läheb see asi edasi. Noh, näiteks seal päikeseauto tegemisel oli ka, esimene, et miks me teeme seda, on ja, et noh, võiks ju midagi väga palju lihtsamat teha, et miks me peame võtma endale kaela niisuguse probleemi, mis on nagu ikkagi, ütleme, et maailma tasemel panust vajab, et selleks, et seal üldse nagu kuskilegi jõuda, et juba starti jõudmine on tegelikult sellel võistlusel väga suur saavutus. Aga
aga et noh, miks siis mitte, on ju, et miks võtta nagu väiksed ülesanded, kui samal ajal on võimalik võtta ka väga suur, sest kokkuvõttes ega mõlema sisse läheb ikkagi samamoodi väga palju panust, on ju, ja noh, lihtsalt ühel juhul on seda sampust natuke rohkem, on ju. Ja noh, meil on jälle see, et nagu kui me siin sõidame Eestimaal ringi ja vaatame neid tossavaid põlevkivi korstnaid ja siis vaatame, kas statistikas me oleme kõiksugustes näitajates, mitte isegi Euroopa viimased, vaid me oleme ka isegi juba maailma tasandil täiesti nagu siuksed nagu suht nihukese industriaalühiskonna nii-öelda algusaastate faasis, mitte nagu lõpufaasis, on ju, et siis nagu me peame nagu siin ikkagi midagi lõpuks ette võtma. Sest me võime küll ise öelda, et meil on sealt kõik väga hästi, on ju, aga ütleme, et näiteks 2 aasta pärast tuleb meilt ikkagi sealt Euroopast ükskord üks signaal ja ütleb, et kuule, et nii, aga lõpetame nüüd selle pulli ära, on ju, ja mis siis on, et kas meil näiteks energeetika siis jääb üldse nagu sellisel kujul alles, on ju, või meil hakkame uuesti nagu ahju kütma ja siis nii-öelda läheme rahulikult oma metsaõnnidesse laiali ja oleme õnnelikud seal, on ju. Aga et noh, miks päikeseauto? No, selleks on vaja ikkagi kokkuvõttes mingisugust fokusseeritud tegevust, et teeme ka siis nagu ühe asja nagu nii-öelda otsast lõpuni valmis. Et noh, sellega seoses me oleme väga palju igasuguseid kampaaniad teinud ja inimeste teadlikkust tõstnud ja väga palju koolitusi ja suure portsu tudengeid saab siin nüüd omale nii-öelda tuuletiibadesse ja huvitavatesse kohtadesse tööle ja väga palju tarkusi juurde. Ja need, mida nad lõpuks nii-öelda järgmise ringiga, need meie nii-öelda lõpetanud tudengid teevad, need on alles tegelikult need suured teod, mis meie väikse pisikese riigi ka selle nii-öelda energeetika vaatevinklis kaardile toovad. Et ma saan aru siis, et selle päikeseauto ehitamine on protsess, mitte omaette eesmärk. Yeah. Et ja selle protsessi käigus te juba nopite vilju teel edule. Ehk et tekitate juurde insenere, insenerikultuuri, taset tõstate. Ja noh, ma saan aru, vähemalt ma näen teie nägudest, et silm särab ja naudite teekonda sellele tulemusele. Et ma saan aru, et selle võistluse osas teie eesmärgiks on jõuda vähemalt poodiumile. Et ma ei tea, kas Andres või Tiit, kumb teist oskab paremini selgitada, et milline see maailma tase nagu on. Et võib-olla, Andres, võib-olla alustad, et maailma tase siis päikeseautonduses, et kuidas seda nagu, kuidas sa seda selgitaksid inimesele, kes esimest korda kuuleb mingit sihukest asja nagu päikeseauto? Et see Austraalia võistlust, seda on juba 80-ndatest saadik korraldatud, et alguses osalesid seal sellised profitiimid nagu mingi Sharpi tiim ja mingisugused ongi tehasemeeskonnad, aga et kuna see on selline roheline protsess, et siis pigem hakati järjest seda suunama enam tudengitele, et oleks ka tudengitel võimalik seal häid tulemusi saada ja nüüd ongi pigem niimoodi, et ongi maailma siis ülikoolid osalevad seal, et ongi tippülikoolid erinevatest riikidest, on Aasiast, Jaapanist, USA-st on MIT, Euroopast on palju, et Euroopas tegelikult ongi see konkurents, üks kõvemaid konkurente on meil Hollandis siis. Nii et igalt poolt on võistlusi ja võistlejaid, et Balti maadest, ma arvan, me olemegi esimesed, kes siis sinna lähevad. Ja Tiit, mis see peamine või võib-olla see peamine ei ole õige sõnaga, mis on need suurimad nagu väljakutsed, et kuidas ikkagi ilmselgelt ülikoolid, kes on juba ma ei tea, 80-ndatest osalenud selle võistlusel, nendel on kindel nagu eelis, sest et neil on nagu järjepidevus ja juba teadused. Ja neil on palju andmeid juba varasematest võistlustest, mida meil nagu absoluutselt ei ole. Ja kuidas te siis kavatsete, millise nagu tarkuse ja võib-olla ka kavalusega kavatsete siis neile ära teha?
no vaata, kui ma päris alguses rääkisin selles, et kuidas sa üldse nagu alustad mingisuguse projektiga, siis nagu järgmine faas on just see nii-öelda meetodi ja väljatöötamise faas, et noh, et kuidas siis see ülesanne lahendada. Ja seal on nagu hästi palju mängib rolli selle võistluse juures Excel lihtsalt, et sa pead nagu välja arutama juba teoreetilisel tasandil, et mida sul on üldse võimalik seal võistlusel teha. Sest võistlusel on distants on antud, aeg on ette antud, siis see teekond on ette antud ja selle põhjal on juba tegelikult juba päris palju infot on võimalik avalikest allikatest välja ammutada. Aga ma saan aru, et see pole nagu ralli, et seda ei võida kõige kiirem. Ei võida kõige kiirem. Ja seal on mitmeid klasse, et noh, millises klassis te osalete ja millised parameetrid sealt siis mõõdetakse, kuidas siis võita saab? Seal on 3 põhilist klassi. Ütleme, et 2 nendest on põhilised ja 3 on selline, mis on siukene, kes on nagu varasemate võistluste autodega kohal ja need enam võib-olla tänapäeva reeglitele enam päris üks-ühele ei vasta, aga nad saavad ikkagi võistelda nagu omaette klassis. Noh, see on siukene nagu natukene pehmemate reeglitega klass. Aga põhiklassid on Challenger klass, selline, mida oleme võib-olla harjunud ka telekast nägema, siuksed tiivakujulised autod, kuhu inimene sõna otseses mõttes ehitatakse sinna konstruktsioonide sisse, ta ei pruugi sealt isegi olla üksinda võimeline välja tulema, sest need mingid kinnitusluugid või need aasad on kuskil väljaspool üldse. Aga et nüüd on nagu uus klass, mis on juba mõned aastad on võistelnud, on Cruiser klass ja selle nagu põhieesmärk on see, et tuua seda päikeseauto tehnoloogiat rohkem nagu reaalelule lähemale. Ehk siis seal on nõue on see, et isteasend on nagu normaalne, et seljatugi ei tohi täiesti lamedalt alla lükatud. Siis on igal sõitjal on oma uks, on ja. Seal on mitu inimest siis sees. Ja miinimumnõue on, et 2 inimest ja nemad peavad veel kõrvuti istuma, mitte üksteise taga. Ja siis, kui vaata 2 inimest istuvad kõrvuti, siis see tähendab seda, et nende selja taha tekib juba ka nagu niisugune, noh, aerodünaamiliselt selline tunnelipunkt, et sinna, kas sa paned 2 inimest või 4 inimest, sellel on väga suurt nagu auto nagu energiaefektiivsuse vahet ei ole. Aga võistluse raames on see, et arutatakse efektiivsus istekoha kohta, mis tähendab seda, et kui sul on 4 kohta, siis sa kokkuvõttes saad palju parema energiaefektiivsuse nii-öelda selle tulemuse ühe istekoha kohta kui 2 istmega võrreldes. Et sellepärast me teeme ka tegelikult 4-kohalise auto. Ja pluss, et seltsis on segasem ja huvitavam kui rohkem inimesautot. Andres, kas te siis valite sinna kõige kergemad inimesed sinna, et auto ikkagi veaks nagu välja või? Alguses plaan oligi, et tegelikult meil see ehitus algaski ja disainimine niimoodi pihta, et me ei lugenud kõiki reegleid läbi. Ja lõpuks me siis lugesime reeglid läbi ja saime teada, et inimene peab olema vähemalt 80 kilo või kui ei ole, siis pannakse liivakotti autosse vastavalt nii palju juurde. Ehk siis ja veel teine reegel ka, et see koht peab olema ka piisavalt suur, piisavalt kõrge, et sinna mahuks ka veel 2 meetrini inimene sisse istuma. Ja selle eesmärk on siis tuua päikeseautondust iga päev ellu, eks? Just. Ja teie suur eesmärk ja seega, mis Tehnopoli rohepodcasti vaimustab, on see keskkonnateadlikkus ja keskkonnaga väga tugevalt arvestamine, et milliseid liigutusi, nüansse ja selliseid lükkeid te olete teinud, et olla nagu keskkonnasõbralikum ja kas seda ka seal võistlusel arvestatakse? Jah, et võistluse need punktide saamise reeglid ongi väga huvitavad, et seal hinnataksegi just sinu efektiivsust, ehk siis kui palju sa saad energiat päikesest ja kui palju sa pead juurde laadima. Ja meil on tiimis ka väga huvitav mentor Tõnu Saamuel, kes siis ehitas juba kunagi varem nutisõrmuse, ehk siis kui keegi üldse teab midagi väga efektiivsetest väikestest seadmetest, siis on see tema. Ja tema abil me olemegi saanud välja kõik optimeerida, kõiksugused seadmed, mis meil siis liiga palju energiat tarbivad. Ja üks väga huvitav teema ongi siis energiakasutus, kuidas seda vähendada, millega me seal on väga-väga palju vaeva näinud. Väga põnev.
väga põnev. Räägime natukene nendest tiimidest täpsemalt. Et Tiidule siis suunaks, et võib-olla suuremalt lahti selgitada, et millega siis tegeleb IT-meeskond, millega mehaanika ja siis Andres pärast räägib sellest, millega elektroonika meeskond tegeleb. Et alustame siis IT-meeskonnast, mida nad siis täpselt teevad? Nad tõenäoliselt programmeerivad, jah? Jah, seda nad teevad ka, aga et miks nad programmeerivad, põhjus on selles, et kuna meie see võistluse formaat on selline huvitav, et me peame sõitma läbi iga päev mingi konkreetse distantsi, meil ei ole mõtet seda sõita kiiremini läbi, sest see tõstaks meil keskmist kiirust ja keskmine kiirus on väga tugevalt sõltuvuses tuuletakistusest ja siis meil energiaefektiivsus läheb alla, on ju. Ja me peame samal ajal olema ka täpselt punktuaalselt õigel ajal kohal, me ei tohi hiljaks jääda. aga varem võite jõuda? No varem võime jõuda, aga ma ütlen, et see ei ole optimaalne. Ja tarkvaratiim meil tegelebki just sellega, et arvutada välja optimaalne kiirus sellele distantsile, siis sisse arvestada ka kõiksugused kohustuslikud puhkusemomendid, kus on vaja, ma ei tea, WC-s käia ja vett juua ja võib-olla isegi juhte vahetada, sest meil autos ei ole konditsioneeri, sest tavalise auto konditsioneer võtab rohkem energiat, kui meil terve auto sõitmiseks kulutamine. Tõsi, jah. Ja see on jah, täitsa uskumatu, aga nii see on. Ja siis on see, et ma nüüd mõtlengi, mis ma tahtsin öelda. Et mida IT-meeskond... just jah, et nemad on teinud infosüsteemi, mis arvestab välja selle liikumise keskmise kiiruse ja siis, et millisel distantsil, kus kohas, kui palju meil on kõige optimaalsem nagu kiirust ja nii-öelda saavutada ja energiat kulutada, et me jõuaksime ka selle energiaga täpselt sinna nii-öelda selle vaheetapi kohale. Ma olen sinu käest kuulnud, et te tegelete ka sellega, et kui näiteks auto sõidab mäkke, et ta jõuaks täpselt viimasel hetkel, kui ta hakkab nagu niimoodi tagasi vajuma, et jõuaks üle selle künka sõita, et see on kõige parem nagu. Jaa, sellepärast, et me küll arvasime, et mis iganes, et elektriauto ja regenereerimine ja et korjame kõik energia kokku, mis meil üle jääb, aga lõpuks selgus, et ikkagi tegelikult on kineetiline nii-öelda energiasalvestus on kõige efektiivsem, seal praktiliselt mingit kadusid ei ole ja see tähendabki just seda, et kui sõidad mäest ülesse, siis su kiirus kogu aeg vaikselt langeb ja siis kui hakkad alla sõitma, siis jälle uuesti kiirus kasvab ja selliselt on võimalik näiteks mäge ületada oluliselt energiaefektiivsemalt kui see, et sa nagu täie punniga sõidad ülesse välja ja siis alla sõites nagu tegelikult on aku täis ja ei õnnestu ka regenereerida. Väga äge. Ma hakkan järjest rohkem aru saama, et miks teil on nii suurt nagu meeskonda selleks vaja. Elektroonikatiim. Nüüd elektroonika sisse pannakse nüüd see tarkvara siis, mis programmeeritakse. Ja elektroonika siis hakkab juhtima siis mehaanikat. Just. Ja elektroonikatiimis, ütle Andres, mis ülesannetega teie seal tegelete? Et elektroonikatiimis on ka jällegi alamtiimid, ehk siis on päikesetiim. Nende eesmärgiks on siis ehitada autokatusele päiksepaneelid ja mitte tavaliselt klaasist, nagu me igal pool näeme, vaid painduvad. Selleks oli ka mitu varianti, et kas siis neid ränielemente panna katusele niimoodi sellise läbipaistva EPO vaigu sisse. Seda proovisime, saunas kuumutasime ja see testimise tagajärjel siis laitsime idee maha, et see oli liiga keerukas, liiga aeganõudev ja siis praeguseks oleme jäänud lamineerimise peale, aga ega see lamineerimine ka lihtsam pole, et lamineerimine käib siis kahe sellise, ütleme, pleksiklaasi kihi vahele jääb siis ränielement. Ja siis on meil juhtmestustiim, mis on ka väga keeruline, ehk siis tegelikult elektriautodel sõites tekib ikkagi päris palju häiringuid, et siis kuidas kõik informatsioon, sensoorika niimoodi tööle saada, et kõik asjad töötaksid, näiteks kui meile tuleb vastu mõni tsikkel või auto, millel on veel suuremad häiringud, et kuidas meil kogu elektroonika jääb tööle. Need häiringud siis on, mis asjad need on täpsemalt? Et sellised elektromagnetlained, mis siis rikuvad seadmete tööd, ehk siis auto võib siis kaotada mõned andmed ära.
ja see on tegelikult, kõlab väike mure, aga tegelikult see on üks suurimaid muresid. Nii et kui meil elektroonika ei tööta, siis auto ei sõida ka. Siis on kogu see kõrge pinge, ehk siis mootorid, mis on rataste sees paiknevad, 99,6% efektiivsed, mootorikontrollerid, mis on 99,2% efektiivsed ja akud pingega siis 150 volti, kui need täis on. Ja akud on rohelised, on Tesla pealt siis maha kruvitud, taaskasutatud akud. Väga äge. Ja teema, millega mina tegelen, on siis, et kuidas seda akut niimoodi kasutada, et kogu see balansseerimine, et ütleme, akus on meil 36 elemendi gruppi jadas ja kui sa akut kasutad, siis need elemendi grupid niimoodi kuluvad ebaühtlaselt, ehk siis mõned grupid tühjenevad kiiremini kui teised. Ehk siis ja veel teine asi on see, et tegelikult elektriautodel on muidu 2 akut, ehk siis on see kõrge pinge aku ja madala pinge aku. Ja meil on samamoodi, et meil on madalat pinget ka autos vaja, ehk siis tuled, kõik meie arvutid, signaal, ventilaatorid, et siis kuidas see madala pinge toide saada. Ja mis lahendusega me välja tulime, on siis selline asi, et me tarbime sellest kõrge pinge akust täpselt neid rohkem täis olevaid elemente, ehk siis me ei peagi akut eraldi balansseerima, vaid me tarvitamegi seda niinimetatud muidu üleliigset energiat, mille BMS siis ära kulutaks. Ja nüüd meil jäi veel mehaanikatiim. Tiit, millega mehaanikatiim tegeleb? Noh, meil on autol nagu põhimõtteliselt 2 põhilist vaenlast, mis meil kõik energia ära söövad. Üks on aerodünaamika ja teine veeretakistus. No veeretakistusega ütleme, väga palju meil midagi kahjuks teha ei ole. Et võistlusel on enam-vähem standardsed rehvid, peaaegu et kõik tiimid kasutavad sama rehvi, see tähendab seda, et seal nagu meil midagi teha ei ole. Mis rehvid need on siis? Need on sellised hästi väikse veeretakistusega rehvid, kui vaadata... Slikid nagu või? No põhimõtteliselt küll, aga nad on mitte slikid, on tavaliselt hästi kleepuvast ja pehmest materjalist, siis need on pigem sellised kivikõvad. Nii et selle veeretakistus on juba peaaegu umbes nagu raudratastel rongidel. Aga no eks seal on omad hädad ka, et näiteks märjaga on nad väga libedad ja niisugused puudused. Aga aerodünaamika, see on nüüd nagu see põhiküsimus, et kuidas me suudame nagu sellise distantsi läbida, sellise nii väikese nagu energia nii-öelda pagasiga, mis meil on. Ja aerodünaamikaga me oleme hästi palju vaeva näinud, meil on väga palju erinevaid kontseptsioone teinud, meil on tugevad nõustajad ja aitajad taga, no näiteks üks, kes meid aitab ja nõustab, on endine Koenigseggi pea aeroinsener Tõnis Väli ja tema oli enne ka tudengivormeli aero nii-öelda peainsener, ta tegi tudengivormeli, täpselt sama vormeli pani sõitma 4 sekundit kiiremini samal rajal. Wow. Ja see on nagu, ütleme nii, et kui muidu viilitakse seal pool sekundit maha, siis tema võttis 4 sekundit maha, paljad sellega, et ta muutis tudengivormeli eelmise aasta auto aerodünaamika ära. Ja tema nõustamise ja abiga oleme me saanud oma aerodünaamika ka väga, väga heaks. Aerodünaamika, aga mis seal siis nii keerulist on, teed veetilga kujuga ja ongi kõik . Eks ta natuke hakkabki lähenema nii-öelda veetilga kujule, aga probleem on see, et me peame kuskil ikkagi sellele veetilgale panema ka rattad alla, kuidagi me peame inimesed sinna sisse mahutama ja ka veetilgal on see probleem, et täpselt sinna nina ette kõige nagu nii-öelda keskemale punkti koguneb ikkagi liiga palju niisugust ülerõhku, mis nagu takistab ja samal ajal saba otsa tekib samamoodi niisugune vaakumipunkt, mis seal nagu tagasi veab. Ja siis on meil seal kõhu all on ikka niisugune pisikene, ütleme nii, et õhu mõistes nagu kanalisatsioon, et sealt saab nagu otse saab see õhk auto eest taha minna, et ta lihtsalt nagu käib sellest tunnelist läbi aga selle tunneliga on ka keeruline, et see tunnel ei saa olla nüüd ainult paralleelne, ta peab olema niisuguse õige kujuga, et ta samal ajal ei lekiks see õhk liigselt nagu auto kõhu alla laiali
ja samal ajal ei tekiks sinna ka mingisugust lisavaakumit, mis jälle uuesti veab autot nagu liiga palju vastu maad ja tekitab sellega jälle veeretakistust juurde, et noh, see on nagu hästi palju balansseerimise punkte. Et ja nüüd te räägite oma konkurentidele kõik saladused ära, et kuidas seda aerodünaamikat teha ja siis kes need suuremad konkurendid, Hollandi ja Saksa meeskonnad, siis kuulavad nüüd Tehnopoli rohepodcasti ja saavad kõik saladused teada. No tegelikult on niimoodi, et need päikeseautode tiimid on nagu hästi nagu tegelikult niisugune tugev omaette ühiskond. Kogukond, jah. Või jah, kogukond, et nad nagu toetavad üksteist nagu väga tugevalt, noh, sest noh, meie oleme nagu esimest aasta siin võistlusel ja meil päris mitu nagu küsimust on tekkinud juba paljalt niisuguste protseduurilisi küsimusi juba, et kuidas seal võistlusel kuidagi nii ja naa käib, mis ei ole otseselt reeglites üldse kirjas, on ju. Ja selle sama Hollandi tiimiga, kes on nagu mõneti nagu põhikonkurent, on ju, nendega me oleme tegelikult päris mitu kõnet teinud ja arutanud igast huvitavaid asju ja nüüd veel, mis huvitav oli see, et kuna austraallased on siiamaani kogu mandri põhimõtteliselt lukku pannud, keegi sisse ei saa, välja ei saa, on ju, siis ja nad jätsid selle võistluse ka veel sindrinahad ära. Vot see oli ka üks paras pauk, on ju. Nii et see sügis, nüüd see oktoobris plaanitud võistlus, seda sellel aastal ei toimu ja jäi lihtsalt ära. Nii et ei lükatud edasi järgmisse aastasse, vaid nüüd ongi nii, et selle tsükli jooksul tuleb auk sisse nii-öelda. Aga mis siis juhtus? Järgmine päev tegid kõik Euroopa tiimid juba omavahel suure koosoleku, panime pead kokku ja nüüd on juba sellest päris mitu kuud möödas, kus meil põhimõtteliselt peaaegu iga nädal koos käinud, noh, küll digitaalselt, on ju, ja arutanud võimalusi, et kuidas me saame selle võistluse ära teha, kas siin Euroopas või kuskil siin lähiriikides. Ja praegu on asi juba arenenud nii kaugele, et see sama oktoobrikuu, ainult et asukoht on mitte Austraalia, vaid on hoopis Maroko. No aga seal on ka ju piisavalt päikest. Seal on piisavalt päikest, küll natuke vähem kui Austraalias, sellepärast, et ta on ikkagi ekvaatorist natukene nagu põhja pool ja kipub juba vaikselt nii-öelda sügis peale. Aga noh, see ei ole nüüd nagu väga suur probleem, et aga noh, eks seal on keskkond on ka teistsugune, seal on rohkem mägisne ja seal võib olla ka isegi mäevarjusid ja noh, igast niisuguseid huvitavaid asju, mida nagu Austraalias ei ole, on ju. Aga noh, samal ajal jälle me teeme päevased distantsid natukene lühemad, sellepärast et lihtsalt see energiakogus, mida on vaja siit mäest üles alla ronimise peale, et noh, sinna kulub ikkagi natuke rohkem kui seal Austraalias, et jaa, kas teil selle SolarRide'i selle SolarRide'i projekti juures ja selle jutu juures, mis me oleme rääkinud, kas midagi te tahaksite veel esile tuua? On veel mõni punkt, millest me ei ole rääkinud, mis te ise mõtlesite kindlasti katta? No võib-olla Softi tiimi nii-öelda lõpetuseks on see, et need asjaolud, mida nad nagu arvestavad selleks, et olla kindel, et me jõuame õigel ajal kohale, on päris mitmeid, on ju. Me võtame teekonna arvesse, et kui palju me sõidame mäest üles, palju me sõidame mäest alla, on ju. Siis millised asulad on seal sees. Siis me võtame päikese infosüsteemi ennustused ette, et me teame, et okei, et esimene pool päeva paistab päike hästi, on ju, siis me saame sõita näiteks suurema kiirusega, aga me peame arvestama, et näiteks õhtul läheb, ma ei tea, pilve, on ju, siis me teame seda, et me peame arvestama, et me saame ainult siis oma päikesele reservakule noh, nii-öelda panuseid panna ja siis see võtab arvesse tuule kiiruse, tuule suuna ja kõiksugused teekonna tingimused. Kas need andmed ta võtab siis pilvest või võtab juba või on auto küljes ka ilma? Tähendab, seal on niimoodi, et kuna Austraalias ei ole seal sisemaal mingisugust mobiililevi ega mingisugust, noh, see infovahetus on seal üsna keeruline, põhimõtteliselt sisuliselt satelliitandmeside on, siis see tähendab seda, et me igaks juhuks laeme ennustuse ette järgmiseks päevaks juba eelneval päeval autosse. Aga kui me selle sama päeva jooksul saame jälle uut infot, õnnestub näiteks kuskilt, ma ei tea, mingist wifi punktist mööda sõita või mida iganes, noh, seal on näiteks bensiinijaamad ja ette nähtud puhkeplatsid on, et siis me saame näiteks sinna korraks jälle uuesti andmeid lisada ja siis sellega saame me oma ennustuse teha täpsemaks. Äge. Ja mul on nüüd lõpetuseks on nüüd mul sellised 3 standardküsimust,
teile mõlemale. Alustame siis Andresest. Ja esimene küsimus on, et mis on sinu 2 soovitust, mida sa ütleksid endale, kui sa ennem selle teekonna alustamist? Et kui sa mõtled nagu, mida sa tead praegu ja mida sa teadsid siis, kui sa alustasid, et mis oleks see soovitus sinule kui elektroonikatiimi juhile, kui ettevõtjale sellises valdkonnas? 2 soovitust on see, et ära karda eksida ja küsi õigeid küsimusi. Ehk siis tee asja ja ära üldse muretse, kui see ebaõnnestub, tee, naudi ja õpi. Ja küsi õigeid küsimusi on see, et kui sa näed, et sa töötad väga ägeda tiimiga, suhtle, räägi, küsi, õpi ja sa saad uut infot, saad kogemusi, saad tarkusi. Tiit, sulle sama küsimus. Ma tooks niisugused paar asja, et mis on natukene võib-olla mind isegi üllatanud siin projekti käigus, et ikkagi niisugused universaalsed oskused, nagu näiteks guugeldamine, see on nagu üks niisugune võluvitsake, et Google ei pruugi alati esimesel leheküljel esimese vastusena anda sulle kõige paremat vastust, vahest on vaja ikkagi käia ka mitukümmend lehekülge läbi. Ja vahest tasub isegi otsida lausa piltide järgi, et vaatad, et sealt tulevad juba sellised huvitavad graafikud, ja seal on sellised muutujad, millega seoses infot ma otsin, ja siis leiab huvitavaid teadusartikleid ja sealt läheb see asi edasi, Aga kahjuks ikkagi kõik hakkab jälle Google'ist pihta, et see lahendab nagu väga palju ka isegi nii abstraktseid küsimusi ära, millele ei oska isegi alguses nagu küsimust välja mõelda, võib-olla kulub pool tundi paljalt selleks, et välja mõelda, et mis on siis see täpne küsimuse formuleering, mille sa saad siis selle õige vastuse kätte lõpuks. Ja mõneti Andres on juba selle ära vastanud, et räägi teiste inimestega. Et see küsimus, mis sinu jaoks võib olla väga ületamatu ja keeruline, võib-olla kellegi teise jaoks on see juba lahendatud, ta on võib-olla täpselt selle sama teekonna juba läbi teinud, Ja järgmine standardküsimus on siis Andresele, et mis on sinu suurim ämber? Ja siin aga siis, mis on suurim nagu õigesti tegemine? Suurim ämber, las ma mõtlen. Ma arvan, neid ämbreid on hästi palju, aga need on hästi väikesed ka. Ehk siis ongi kogu see planeerimine, et päris tihti on juhtunud seda, et me tellime mingi hunnik elektroonikat ära ja ootame seda. Ja kui see lõpuks kohale jõuab, siis me oleme juba jõudnud täiesti uue lahenduseni ja siis meil ei olegi vaja seda enam. Et sellised ämbreid on väga palju juhtunud. Ma ei tea suurt, ma ei mäletagi. Võib-olla Tiit oskab mulle öelda, mis ma olen teinud. No jaa, aga see on ka mõneti ju täiesti nagu normaalne kiire arengu strateegia, et sa võtad mitu erinevat paralleelset ideed käiku ja siis selleks hetkeks, kui sa asjad kätte saad, siis sa lähed ainult selle ühe ideega edasi, siis selle peale on juba nagu mõte nii palju edasi arenenud, et sa enam neid ülejäänud kahte võib-olla üldse ei puutugi. Mul tuli see üks ämber meelde. Ämber oli selline, et detsembrikuus me hakkasime otsima omale Tesla akusid ja leidsime Inglismaalt omale. Aga detsembri lõpus, ehk siis nagu aastavahetusel tuli Brexit ja siis meil oli kibe-kiire selle akude Eestisse saamisega. Ja siis saimegi lõpuks ühe kulleri nõusse, et ta on nõus võtma selle tuleohtliku, potentsiaalselt tuleohtliku väga suure kogus akusid endale peale. Läks siis müüjale ukse taha ja müüja ütles, et ma ei ole kodus enam, et jõuluaeg on käes juba. Ja siis jaanuarisse, siis tuli Brexit ja siis veebruarisse, märtsi ja vist lõpuks aprillis saime kätte, et siis oli Brexit tollid ja kõiki dokumente oli vaja juba. Ja oktoobris ostsime, reaalselt oli see tehing ju, on ju? Ei, lõpuks mina maksin detsembris ära selle, jah. Aga jah, et see on jah peaaegu pooleaastane saaga, on ju. Täitsa lõpp. Et jah, inglastelt asjade kätte saamine on alati väga piinarikas olnud, et see on jah täitsa huvitav. Ja Tiit sulle niisugune viimane siis standardküsimus, et kui sul oleks ettevõtjana üks supervõime, mis see oleks? Kui sa mõtled supervõime nagu superkangel, Marveli. Ma ei tea, mul on hoopis vastupidine kogemus, et äkki see üksik supervõime ei olegi see, mis nagu eduni viib. Pigem on see, et hoida see spekter nii lai, et hoopis pigem vältida seda ühte või kahte nagu
totaalselt nagu puudust ja nõrkust, on ju. Et pigem on see nagu niisugune ketiteooria, et sul peavad ikkagi kõik lülid olema vähemalt mingisugune, kas sa paned selle teibi või traadiga kokku, aga sul vähemalt kett peab olema nagu terviku tükina, on ju, et Arusaadav. et ühe suure lüliga ei pruugi alati hakkama saada. Ja Andres, sulle lõpuküsimus. Milline tehnoloogia päästaks maailma? Ma arvan, et selline tehnoloogia, kahjuks mille peale praegu ei mõelda, et see toode või ese olekski algusest lõpuni jätkusuutlik, et küll toodetakse massiliselt mingeid rohelisi asju, et see asi on, ütleme, 10% vähem energiakulukam kui vana, aga et lõpuks see asi jõuab ikkagi prügimäele ja on keskkonnale kahju, et ma arvan, et ma väga-väga loodan, et me jõuame kunagi sellisesse staadiumisse, kus meil on algusest lõpuni kogu see toote kasulik eluiga läbi mõeldud ja mis sellest pärast saab, see on ka läbi mõeldud. Tiit, tahad sa ka selle Võib-olla maailmapäästva tehnoloogia kohta vastata? raske on nagu ette ennustada otseselt konkreetset tehnoloogiat, aga minust üks lähenemine, mis võiks asjadel olla umbes see, et kui tavalise auto väljatöötamise aeg võtab, on umbes 5 aastat, on ju. Ja sinna pannakse ka pigem niisugused konservatiivsed komponendid sisse, mida on juba ka mingi 2-3 aastat laiatarbes kasutatud, on ju. Ja siis ongi nii, et lähed poodi, ostad uue auto, on ju, aga sul on seal 7 aastat vana infosüsteem sees, on ju. Ja siis sa lõpuks vahetad selle auto ära, sellepärast et see ei ühildu enam mitte millegiga ja ta on täiesti nagu lootusetu ikaldus, on ju. Et see võikski olla nii, et sul on nagu autoga on nagu põhimõtteliselt ikkagi kest, on ju, see kest peab päris kaua vastu ja sellel ei ole nagu mingit eriti suurt arengus. See näiteks võtame selle Volkswageni, see MBQ platvorm, on ju, 10 aastat tagasi oli ta täpselt samasugune, kui ta on täna ja sellel ei ole nagu mitte mingisugust nagu muudatust, seal ei ole. Aga seda infosüsteemi, seda võiks ju tahvelarvutina lihtsalt vahetada seal. Paned 2 aasta pärast uue tahvli sinna sisse, on ta Apple või Android või mis iganes, mis sulle meeldib, klõpsti sisse, töötab uus päevakorrane eelmise aasta tehnoloogiaga ja samamoodi võiks olla ka kodus pesumasinaga, võtad selle sama klõpsti, selle vananenud infotabloo, viskad minema, paned tagasi, see roostava trumm ei roosteta ei sinu eluaja jooksul läbi ega ka sinu laste eluaja jooksul, see kestab, on ju. Aga seda ei pea ju prügi peale viskama, see trummel käib samamoodi ringi ja pöörleb, on ju. Samamoodi aga kodus selle Androidi telekaga, on ju, samamoodi võtad selle väikse arvuti USB pulgast klõpsti tagant välja, paned uue sisse. Pilt on sama, telekast on sama, töötab edasi, on ju. Väga suur kogus sellest prahist jääks lihtsalt olemata, sellepärast, et sa ei pea seda kesta ei pea minema viskama, vaid see pisikene nuti tilulilu, vaata, mis seda nii-öelda tänapäeval väärtuslikuks teeb, selle saab välja vahetada. Täiesti nõus. Meie siin oleme jõudnud päikeseauto teemade podcastiga lõppu. Mina võtaksin ja kõigepealt tänaks Andrest ja Tiitu selle vestluse eest. Kindlasti võtan kaasa Tiidu lausutud, et võiks ka väiksemaid asju teha. Ma ise seostaks seda sellega, et kas me teeme väikelinna lillepoodi või me teeme maailma muutvaid tehnoloogiaid ja ehitame päikeseautosid, energiakulu on sama. Et proovime suunata energiat suurematesse asjadesse ja nagu Tiit ütles, siis see pokaali tõstmine on ka pärast siukene vahvam, et on mida tähistada ja kindlasti võtaks kaasa siit selle, et teekond on tähtis. Teekond on tähtis ja kui me suudame juba vilju noppida teel edule, siis see on ju suurepärane. Aitäh teil kuulamast Tehnopoli rohepodcasti. Järgmisel korral on järgmised teemad. Kindlasti räägime huvitavatest tehnoloogiatest, millest võib-olla ta ei ole kuulnudki. Nii et loodame leida oma meeskonnaga selliseid vaimustavaid teemasid, et pakkuda teile huvitavat kuulamist ka järgmine kord. Aitäh teile saatesse tulemast, Andres ja Tiit. Aitäh kutsumast. Aitäh ja päikest. Ja edu päikeseauto ehitamisel.